No nii. Tervist taas meie YouTube'i vaatajad ja muud sotsiaalmeedia kasutajad, aga eriti YouTube'i vaatajad. Täna on meil siis sihukene lugu, et me oleme suundumas praegu Truck Show 2022 teisele päevale. Eile me käisime esimesel päeval, eile oli 5, eile oli ilm, oli päris ilus. Päris juba korralik ilm oli eile. Täna muidugi saab meil küll vihma, sellepärast on meil rohkem riided ka seljas. Oleks nüüd eile videot teinud, siis eile oleks väga suvine olnud, eile oli ilm suhteliselt ilus. Ja käisime siis suuri metallhiiglasi pildistamas nii-öelda, tuunituid veokaid ja asju, ja siis tuli seal peaaegu 290 pilti, millest järgi jäi vist 260 millegiga, pluss miinus seal midagi juurde natukene, sest pooled pildid olid seal topelt ja läks vist midagi peeti ka otsapidi, aga siis möllasime seal pool ööd nende piltidega, et ei läinud nüüd üles seal väga hästi, ja siis lõpptulemus oli siis see, et suure jebimise peale siis lõpuks läksid ikka pildid kõik ülesse. Et pildid on meil siis Facebookis, minu profiili all on mul eraldi grupp Silver Salm Olympus E500 fotograafi, et seal on pilte praegu päris igavene suur posu. Ja sinna siis panin kõik ülesse ja sinna ma panin veel eelmise ürituse, siis kui sai käidud Truck Show'l aastal 2019. Et seal nendel piltidel on küll need kuupäevad ja asjad on küll peale, aga noh, see jah, ärge nendest eriti väga ennast segada laske. Ma pärast hiljem ühesõnaga võtsin need sealt need kuupäeva värgid ära, sest et soovitati seda mitte nagu kasutada, et see nagu pidi nagu natukene veits segama neid pilte, et pidi nagu pildid ära rikkuma, aga no jah, tol aastal ma olin alles veel sihukene algaja fotograaf, nagu ma olin, et 2018 ma selle Nikon L830 ostsin. See oli siis tol ajal sihukene nii-öelda sildkaamera kallututava displeiga. Praegu nüüd tagantjärgi hakkan mõtlema, et ikka oleks pidanud alles olema. Aga noh, ma uut kaamerat muidu osta ei saanud, et pidid ühe asja maha müüma, siis kahjuks läks ta ka nii, et pidi maha müüma. Aga jah, täna oleme siis minemas Truck Show teisele päevale ja teeme teile GoPro Hero 10 Blackiga seal väikese tuuri, et teeme seal võib-olla GoProga veel natuke pilte juurde ja teeme siis teile seal videotuuri ka natukene. Vaatame, kas me teeme mingi pikema variandi või jätame selle 5 minuti peale, et hakkame seal muidu vaikselt tegema neid natukene, siis ei jää väga palju ära. Nii et kohtume üsna pea.